Järgmisena tuleb meie ette Vallo, kes lõpetas Rakvere gümnaasiumi ja asus 2007. aastal Tartu Ülikooli ajaloo õpinguid õppima, kuid jättis need pooleli, sest et eriala oli hoopis midagi muud. Kas see oli nii? Eriala oli ikkagi ajalugu jah sel hetkel, aga no ma sain aru, et minu jaoks on mingi teine tee. Nagu sina ka enne mainisid, et sa õppisid ühtesse ja siis selle käigus said aru, et sinu tee on kusagil mujal. Täpselt nii, aga lava on sinu. Just. Aitäh sulle. Mina olen 24-aastane. Ma olen vaevalt paar aastat rohkem elanud kui teie, seega ärge võtke minu sõnu mingisuguse suure tõe pähe, aga mina saan rääkida nii palju, kui mina olen näinud. Ma räägin teile enda elu põhjal siis 3D loogikast. Minu teema on siis, kui ma peaksin valima või tegema uuesti valiku, siis 3 punkti. Ma võin selle teema kohe lühidalt kokku võtta ja öelda, et päriselt ma ei teeks vist mitte mingisugust teist valikut. Kui siis ainult sellise jumaliku vaatevinkliga, et ma teeksin kõik kardinaalselt teistmoodi, ehk siis, et ma sünniksin Brasiiliasse ja saaksin maailmakuulsaks jalgpalluriks või midagi taolist, aga see ei ole minu võimuses. Kuigi, jah, ka sportlane olemine oli üks minu lootusi. Ma kirjutasin 3. klassi essees, siis, et ma tahan saada tippsportlaseks. Ma tegelesin väiksena maadlusega oma isa eeskujul, kes oli judokas. Ja seejärel läksin jalgpallitrenni ja hakkasin tegelema siis jalgpalli meeskonnaspordiga, sest ma leidsin, et minu panus mingisuguses meeskonnaürituses on suurem kui individuaalürituses. Aga nüüd seisan ma siin teie ees individuaalselt, kuigi ütleme nii, et minu põhiametis või siis selles ametis, mida ma õpin näitlejana olles, on ka meeskonnatöö väga oluline. Lavastajana olles on meeskonnatöö väga oluline. Seega need 2 poolust, individuaalsus maadluses, kollektiivsus jalgpallis, need 2 poolust kuidagi täiendavad teineteist. Ja minu elukäik endale nüüd kokkuvõtteid tehes kuidagi tundub ka, et ma olen püüdnud käia ära nii ühel pool kui teisel pool selleks, et keskpõrandale kokku tulla. Õhtujuhid vahepeal palusid tulla siia lähemale, et vaadata, et kas te ikka ei maga, siis ma tulen siia keskpõrandale kokku, vaatan, et kas te olete ikka minuga siin koos praegu. Ja nad palusid tagurpidi tagasi minna, sellepärast, et hoida silmkontakti publikuga. See on põhiline lavareegel, jah. Tehke ka teie siis teinekord niimoodi, kui te olete sarnases olukorras. Aga ma alustan oma ettekandega, lühikene sissivaatus on tehtud, ehk siis ma räägin oma elu näitel 3D loogikast ja loogikast, et kunagi pole liiga hilja midagi ümber muuta. Jah, ka veel paar sõna sissivaatuseks, ma olen Rakverest pärit. Ma olen sündinud Rakveres, käinud 12 klassi Rakvere gümnaasiumi koolis. Seejärel on minu elu viinud mind õppima Tartusse ajalugu, käinud ka pool aastat elanud Londonis ja nüüd hetkel õpin Viljandi Kultuuriakadeemias näitlejaks, lavastajaks. Kuhu tulevik edasi viib, seda ma tean, aga ma veel ei ütle, aga võib-olla ütlen ka kunagi. Ehk siis, mis on olnud minu valikupunktid minu elus? Ma rääkisin teile juba maadlustrennist ja jalgpallitrennist, kuidas ma hüppasin ühelt alalt teisele. Maadluses oma kuidagi kehaehituselt ma olin kuidagi nagu väga õiges kohas seal maadluses, aga jalgpallis kuidagi minu see kehaehitus kuidagi väga ei sobinud, mul lühikesed jalad üleüldse ja mul ei ole looduse poolt võib-olla nii suurt võhma antud ja kõik see, aga kuidagi mingisugused teised asjad kompenseerisid. Põhikooli lõpus väga paljudel teist on olnud
tähtis otsus teha, kas minna kutsekeskkooli edasi, kas minna gümnaasiumi keskkooli edasi, mis kallakuga klassi minna edasi. Mina olen kuidagi alati mõelnud, et usalda oma esimest instinktvalikut, usalda seda oma südametunnet, seda, mis sul sinu sees esimesena nagu pirni põlema lööb. Sel hetkel ma usaldasin sõprade otsust. Ma valisin matemaatika, füüsika eriklassi, kuigi meie koolis oli ka inglise keele eriklass, meie koolis oli ka kunsti eriklass ja ka majandus eriklass. Need valdkonnad kuidagi ka imponeerisid, aga minu sõbrad, tuttavad läksid ühes suunas. Ma tahtsin nendega koos olla, minu õpetajad soovitasid mul matemaatikat, füüsikat õppida. Ma arvan, et ka järgmine kõneleja soovitab teil matemaatikat, füüsikat õppida ja ka mina tegelikult soovitan. Sellepärast, et olgugi, et ma lõpetasin gümnaasiumi ja ma tegelikult ei teinud ei matemaatika, ei füüsika, ei keemia eksamit, aga see oli ka sellel põhjendusel, et mul ei olnud seda vaja astumaks nendesse kohtadesse, kuhu ma tahtsin astuda. Aga oma lõpusõnas ma kavatsen tuua näite teile, miks matemaatika õppimine on ikkagi vajalik ja miks seda elus üleüldse läheb vaja. Aga samas ma valisin küll selle reaalainete suuna, aga ma tegelesin edasi enda hobidega. Ja nagu ka meie esimene kõneleja mainis, hobidest võib väga vabalt saada sinu päris professioon. Hobidest võib välja kasvada, siis, nagu eeskõneleja mainis, firma, aga hobidest võib välja kasvada ka elukutse. Seega matemaatika, füüsika eriklass. Eksameid ma keskkooli lõpus ei teinud, aga küll tegin need eksamid, mida ma leidsin, et mul läheb vaja. Kui ma 9. klassi lõpus mõtlesin, et olgu, ma enda meelest ma olen igal ajahetkel teadnud, mida ma tahan teha või kelleks ma tahan saada. Kui 3. klassis ma teadsin kindlalt, et ma tahan sportlaseks saada. Mingil hetkel ma teadsin kindlalt, et ma tahan politseinikuks saada ja tegin kõik selle nimel, et selleks saada. Mängisin õigeid mänge, politseinikud pätti. Mingil hetkel ma teadsin väga täpselt, et ma tahan saada juristiks. See oli keskkooli lõpp. Tahtsin saada juristiks. Tegin püüdlikult ajaloo, inglise keele eksameid, aga teisest küljest oli ka mul ajaloo huvi, lihtsalt väga suur ajaloo huvi ja ma käisin ajaloo olümpiaadidel ja nii edasi. Jah, juristiks ei saanud, juurasse sisse ei saanud Tartu Ülikooli, aga sain ajalukku. Ja selleks, et õppida edasi, arendada edasi ennast ja leida see õige tee, sest ma tundsin, et ma ei ole veel leidnud seda õiget teed. Kuigi ma teadsin, et mul kuklas kogu aeg käib see mõte, et ma tegelikult tahan ju tegeleda sellega. Ma alates 7. klassist olen tegelenud enda hobiharrastusega, olen käinud näiteringis ja tegelenud selle armastusega, selle teatrikunsti vastu ja esinemiskunsti vastu, näitekunsti, film, teater, kunst, kino, kõik see. Aga ma kuidagi surusin seda endas maha, sellepärast, et no mis amet see ikkagi on ja kuhu sa niimoodi jõuad. Ja tegelikult kõik, kes sellel teel käivad, ütlevad, et ma ei soovita seda mitte kellegile. Ja ma teadsin, et see nii ongi. Ma teadsin, et see ongi üks võrdlemise raske elukutse, aga süda kutsus ikkagi sinna suunas. Aga ma surusin seda võimalikult palju maha. Ei, ma proovin. Ma jõuan alati ümber otsustada, ma jõuan alati minna selle südame tee järgi, aga ma proovin näiteks õppida juristiks või ma proovin õppida ajalugu. Läksin õppima ajalugu. Õppisin aasta, õppisin 1,5 aastat. Taipasin, et ei, süda kutsub ikkagi sinna teises suunas. Ehk siis ma tegelesin edasi enda hobiharrastusega, tegelesin teatri tegemisega ka ülikooli päevil. Tegelesin teatriga üliõpilasteatris, teatritehases, mis on Tartu noorte algatatud projekt, kus kohta siis
need inimesed, kes väga tahavad teha midagi, on oodatud ja nad võivad seal oma ideid teostada. Ja seal ma suhtlesin väga paljude oma visiooni siis jagavate inimestega ja meil oli väga ühine keel, aga ka oma ajaloolastega meil oli väga ühine keel. Ma võin teile ääremärkusena öelda, et ma saan siiamaani enda ajaloosõpradega 2 korda aastas kokku. Meil on selline 6-8 inimest tuumikpunt, kellega me siis suvel kohtume erinevates maakodudes ja talviti erinevates ka maakodudes siis, ja saame kokku ja meil on koos väga tore. Üks ajaloolane õpib hetkel veel edasi ajalugu, 2 tükki töötavad, üks poliitikas, teine välisministeeriumis, 3. on oma firma, mina läksin näitlemist õppima, üks on lapsehoidja. Aga meil on kõigil ühine mingisugune pagas, mingisugune baas, kus kohast me koos kasvama hakkasime ja see tähendab, et meil on mingisugune ühine huvi, mingisugune ühine maailmavaade tegelikult. Ma ei näinud ennast ajaloolase, ma ei näinud ennast õpetajana, ma tahtsin mingisugust värskendust, ma otsustasin minna kuhugile välismaale, tööle, arendama ennast. Kuna teemaks on väliskogemus, siis võib-olla ma pikemalt peatuksingi sellel Londoni perioodil, kus kohas ma Londonis kogesin väga palju uut teatrit, väga palju uut keskkonda, teistmoodi inimesi. Minule see isiklikult väga ei sobinud. Mind ei olnud ka seal väga vaja. Ma mõtlesin, et ma lähen sinna ja mind on väga vaja. Ma olen noor ja elujõudu täis inimene, aga tuli välja, et tööd nagu väga ei olegi seal Londonis niimoodi võtta. Ja ma lõpetasin McDonaldsis. Ma töötasin McDonaldsis mõnda aega ja ma sain aru, et ma sain päriselt ka aru, kui karm see reaalsus päriselt on, kus kohas me elame. Ma õppisin iseseisva elu kogemuse. Ma ei tahtnud sinna tööle minna. Ma pigem vaatasin tuulepealset maad internetis Londonis poole ööni, et selleks, et edasi lükata seda aega, kui ma tööle minema sinna McDonaldsisse. Aga ma kannatasin selle aja ära, ma tulin Eestisse tagasi ja ma olin laetud sellest energiast, mida ma siis, tulles tagasi, ma nägin neid Maxima töötajaid, kes vaatavad sulle niimoodi kurjalt otsa, ütlevad, et mis veel. Aga mulle meeldis see, sellepärast, et see on hoopis teistsugune kultuuriruum, kus me siin Eestis elame. Ja Londonis on selline naeratav ja smiley kultuur ja minule see isiklikult ei sobi lihtsalt. Võib-olla teile kellelegi sobib. Aga selleks, et te seda teada saaksite, te peategi minema korraks ja vaatama seda, et siis laetult tagasi tulla. Ma sain selle 3-4 kuuga Londonis enda meelest iseseisvaks. Ma jõudsin otsusele, et aeg on kuulata oma südame kutset ja teha seda, mida sa ikkagi tegelikult teha tahad. Ma läksin proovima Viljandi Kultuuriakadeemiasse näitlejaks, lavastajaks. Ma sain sisse. Mul oli juhus ka saada väga paljude oma sõpradega seal kokku, kes seal varem olid õppinud ja kes õppisid seal erinevaid teisi erialasid. Viljandi kooli suur pluss ongi see, et seal õpivad peale näitlejate, lavastajate veel ka tantsijad, valgustehnikud, helitehnikud, muusikud ja nii edasi. See võimaldab sul luua üks väga tugev sotsiaalne baas tulevikuks. Aga selleks, et ma jõuaksin päriselt oma südamekutseni, ma pidin ära käima Tartus ja Londonis selleks, et jõuda ühte kohta Lõuna-Eestis. Kool saab läbi, mul on 4. aasta praegu, ma olen jällegi valiku ees, mis nüüd edasi, kas ma õpin edasi, kas ma arendan ennast oma praktikas edasi, sest ma õpin nagunii edasi. Mina tahan teile küll kuulutada elukestva õppe teooriat, et me õpime, kuni me elame ja me läheme tööle ja siis me peame ka ikka edasi õppima, edasi arendama ennast, sest et iial ei tea, millal ma pean jälle ümber otsustama, võib-olla midagi muud tegema, sest et me ei ole head ainult ühes asjas. Me ei ole head ainult selles kitsas sektsioonis. Me võime ka proovida kõrvalt. Ma võin näiteks tulevikus võib-olla aasta aega õpetada ajalugu, sest et ajalugu on mul sisuliselt lõpetada, mul on vaja lihtsalt lõputöö ära teha.
et ka see paber on mul taskus olemas. Või võib-olla ma lähen hoopis ikkagi seda juurat õppima. Seega minu silmis on kuidagi nagu mitu teed valla kogu aeg olnud ja ollagi avatud sellele, et võib-olla järsku muuta kardinaalselt, aga olla seejuures kogu aeg nagu liikuv. Ja nüüd tulles tagasi matemaatika juurde. See on minu lõpupoint, ehk siis, näed siis, olgugi, et mul on olnud 3 teekonda, Tartu, London, Viljandi, olgugi, et mul on olnud 3 tahtmist õppida ajalugu, õppida juurat, õppida näitlemist, lõpuks jõuame ikkagi keskpõrandale kokku, lõpuks on kolmnurga sisenurkade summa ikkagi 180 kraadi. Ja me seisame seal keskel ja me peaksime talitama oma südamekutse järgi. Ärge kiirustage, te jõuate alati ümber otsustada, aga olge alati valvsad ja olgu teil iga hetk peas ikkagi valmis see mõte, et ma liigun sinna suunas. Aitäh! Aitäh, Vallo!